hakkas nüüd kergelt, aga küllaltki suveräänselt tulnud, et väravate vahe 43-2, et nimekaim, et mõlemal on oma Anastasia Ivanova olemas. Nii, nüüd hea läbisööd siin Lillemäele, kes ka lööb, aga Kõrran tõrjub hästi. Tuleb selline kaarpall tagumisse posti suunas, pall on lahti seal väravees ja käib siuke pusimine ja lõpuks saadakse see pall ikkagi natukene kaugemale. Tarkmeel nüüd pika palliga otsib siin liini tagant Õispud. Aju hoopis pall Lillemäeni, kes kenasti vasakust äärest rünnakule kaasa tulnud ja lööb ka peale. Kõrran hästi püüab, kindlad käed praegu Melanil. Hetkel lihtsalt abiks, aga vaatame nüüd Jotkina siin minemas. Ja ilusa kehapettega tungib kasti ja saab ka löögile ja oi. Palts nüüd otsib siin paremast äärest rünnakule tõusnud Ivanovat. Ivanova saabki palli ja lähebki kasti ja ohtlik moment ja üritas siin Ivanova ise, teistkonnast taga on, nii ja pall tulebki siin taha posti taas ja oi, milline värav siit teiselt korruselt, nagu lendur oli see mäng ja ma kohe ei pandki tähele, kes seal nii kõrgele tõusis, aga igastahes väga ilus värav, et hea nurgalöök siin selle Paltsilt ja nii, Palts taas pall kasti. Ja peaaegu jälle oli Joandil palli olemas, aga tema üles leiab ja läheb siin Lillemäe taas palliga, konksutab ja ongi ka palliga kastis ja vasaku jala peal pall nüüd läheb ka löögile. Siin taga postis. Palts nüüd keerutab, otsib siin taga posti ja kavalalt siin Lillemäe, Palts. Taas keerutab siin niimoodi ja ops, ja ongi olemas 2-0. Nii selle Palts siis 45. minutil lööb Florale teise värava ära, kui siin mõned minut tagasi oli analoogne olukord, kus siis Palts ka üritas siin keerutada taha posti ja see pall läks väga napilt üle, siis nüüd oli Paltsi jalg täpne ja Kõrran küll hüppas ja sai mitte lihtne. Taas käsi püsti, tuleb taas siuke kaarpall värava keskele, taas Juhand ja ongi seal jälle olemas ja nüüd siin Ivanova veel peaga vahel ja ikka pall lahti ja pall ongi väravas. 3-0. Tuli neid nurgalööke siin muudkui järjest ja lõpuks üks ka Vilja kannab ja lüüakse siit kohe teise poole alguses 3. värav ära. Seal mängijate summa sees, seal ei suudetud seda palli ära klaarida. Tungib läbi, Õispuu läheb ka kasti ja Õispuu on ikka kastis ja Õispuu on palliga ja Kõrran tuleb hästi vastu seekord. Kõrran siin kenasti tuhhiga. No nii, aga miks mitte ka siit. Pärnik palliga, lähebki Pärnik ikka palliga ja ongi Pärnik palliga kastis ja tuleb ka löök ja ongi olemas värav. 1-3. Väga hästi Pärnik siit palliga tuli äärest ja ilusasti oli taha nurkaga palli ära, et ei oskagi öelda, kas see kommentaatori needus või mis see nüüd oli taas, aga igastahes nüüd meil läheb juba mänguks jällegi rohkem. See sööt nõrgaks, aga on ka siin Keidi Pööra ja Keidi Pööral nüüd väga hea võimalus siin tekkimas ja läheb ja lööb, aga löök veidi ebatäpne ja kaugele. Aga siiski Floral on pall olemas, Ivanova palliga kastis ja panebki ka palli kasti ja pall on ikka lahti, aga lõpuks see pall jõudis. Nõrgaks siin Pärnikult Saleile. Nüüd siin Pihlak võidab hästi õhuvõitluse ja Lillemäel siin vaba tee väravani minna ja Lillemäe läheb, jalg on vaba ja lööbki ära. 4-1. Mari-Liis Lillemäe, 71. minut, viib taas Flora sellisesse rohkem turvalisemasse eduseisu. Ette posti siin virutab Kõrranile selle löögi ära ja suurendab jällegi selle väravate vahe. 3 värava siin Balti liiga mängud juulis neil ees ootamas on. Nii, aga vaatame nüüd. Pihlak siin ikka palliga ohtlikult siin kastis ja leiabki Kure ja Kurg viibki oma võistkonna 5-1 ette. Näitas siin Gretlin Pihlak enda teravust ja väga hästi jagavalt ehk võistkondlikult mängis söödu Egle ja Liise Kurele, kes väga vaba seal värava ees oli ja viib Jotkina nüüd siin Kõrrani väravat ohustamas ja läheb ikka Jotkina, ikka läheb ja lööb ka varbaga peale, aga see varbalöök jääb siis selle mängu viimaseks tegevuseks. Ehk siis FC Flora võtab järjekordse võidu tulemusega 5-1. Ja oleme tagasi siit platsi äärest, kus meiega on siis täna mängukapteniks olnud Anette Salei. Täna siis kahjuks
1-5 kaotus teil valitseva meistri Flora vastu, aga mis oli teil see mänguplaan enne mängu, et teatavasti olete ju Floraga tegelikult suutnud suht koht hästi nii see hooaeg kui ka eelmine hooaeg mängida? Ja ma arvan, et meie mänguplaan oli kindlasti kaitseblokis hoida. Ma arvan, et tegelikult üldises plaanis võib-olla tegelikult isegi suutsime, alati oleks saanud paremini, aga et just standardid on need, kus Flora on meist alati väga palju tugevam olnud ja ka sealt tuli seekord 2 väravat äkki. Seega ma arvan, et see natuke murdis meid. Poola jutud, mis peatreeneril teile olid, et mille kaudu te edu soovite saavutada või mida muuta tahtsite? Me vahetasime natuke formatsiooni, läksime teise taktika peale ning me võtsime eesmärgiks selle, et me lööme vähemalt 1 värava. Me suutsime seda ja tegelikult teisel poolel ma arvan, me suutsime ka nii mõne ohtliku rünnaku tekitada võrreldes siis esimese poolega, nii et tulime lihtsalt julged peale ja üritasime olla kaitses kindlad ja vähemalt värava lüüa. Kui nüüd hooajale pilgu peale heidad, et 9 vooru on mängitud, et hetkel tabelis siis 5 koht teil on, et ma usun, et see pole kindlasti see, mida te enne hooaega tahaksite või tahate, et mis on siiani need plussid ja miinused hooajal olnud ja mille pealt siis te tahaksite edu järgmistes mängudes saavutada? Ma arvan, et me ei ole olnud praegu kindlasti piisavalt stabiilsed, et mängida seal kõrgematele kohtadele. Mõni mäng on kõigil väga hea energia, nagu näiteks võib-olla teisel poolel, aga mõni mäng on niisugune tunne, nagu, et võib-olla isegi ei taha platsi peal olla keegi. Et hästi kõikuv on see meie mängupilt ja ma arvan, et kindlasti meie tuleviku mängude edu võti on just see, et me peame suutma olla palju stabiilsemad ning see, et kui me jõuame sinna kõrgele rünnakutesse, siis et me ei kaotaks seda palli ja et me suudaks loogiliste lahendustega sealt välja tulla, sest et see hooaeg on meil väravaid vähe ja kindlasti meie praegune edu jääb mõnes mõttes ka selle taha. Aga selge, Anette, ma tänan sind selle intervjuu eest, ma soovin sulle ja su võistkonnale edu ja jaksu ja kohtume uutes mängudes. Aitäh! Nii, ja meie juurde peaksin kohe tulema tänase avavärava autor Anett Joandi. Anett! No nii, tere Anett! Tere! Täna siis mängust 5-1 võit teile. Aga Tabasalu on teile siin varasemalt natuke sellist peavalu veidi valmistanud, et kas te kuidagi täna ka valmistusite teistmoodi nende vastu või milline see mänguplaan teil täna enne mängu oli? Ega me otseselt midagi ei muutnud võrreldes eelmise mänguga, et meil oli eelmisel mängul osad mängijad puudu ka ja nüüd lihtsalt tegime vigade paranduse ja võtsime vähe suurema võidu. Mis Poola jutud treeneril oli, et läksite Poolale 2-0 eduseisus, et kas seal oli mingit infot, mida muuta või teisiti teha? Ja kindlasti. Me keskendusime pigem sellele, kuidas ise veel paremini rünnakut üles ehitada ja vastase väravani jõuda. Sina olid ka täna väga ilusa värava, et lõid selle mängu edu 1-0 värava, et kirjelda korra seda emotsiooni ja seda olukorda, et nurgalöögis sa peaga teisel korrusel väga võimas olid. Jah, nagu enamus väravad, siis see oli ka standardist ja jooksin taha posti ja Lisele pani väga ilusa palli ja lihtsalt hüppasin ja lõin. Ma täpselt ei mäleta, kuhu see läks ka, aga tundus päris ilus. Sa said ka nüüd siin naiste A-koondise kutse esimest korda, ehk et Kosovo vastu siin oled koosseisu nimetatud, et mis emotsioone ja tunded see sinust tekitab ja mis on võib-olla siis selle koondise laagri eesmärgid sinul? No eks iga mängija unistus on lõpuks koondisesse jõuda. Ma olen tegelikult väga õnnelik, et ma sain selle kutse ja kindlasti tunnen, et ma olen päris palju pingutanud ka selle jaoks. Otseselt ma mingeid eesmärke niimoodi seadnud veel ei ole, aga kindlasti tahaks hästi silma paista ja kindlasti jääda sinna. Ja lõpetuseks, kui nüüd siin järgmine liigamäng on teil siin õige pea tulemas, aga on ka Balti liiga mängud tulemas, et siin hiljuti Balti liiga mängus pidite kaotuse valu nii-öelda tundma, et millise mõtete ja tunnetega siis Balti liiga mängudele ennekõike vastu lähete? Võitma muidugi. Aitäh sulle, Anett! Jõudu ja jaksu sulle ja kohtume uuesti! Aitäh!